Täna hommikul tahan sinuga jagada üht lihtsat, aga sügavat mõtteviisi, mis on viimasel ajal mind palju kõnetanud. See on Mel Robbinsi Let them, let me teooria. Tööriist, mis esmapilgul võib tunduda kergena, nagu lihtsalt üks järjekordne eneseabifraas, aga kui sellele päriselt ruumi anda, siis teeb ta midagi rahustavat, midagi ausat, midagi vabastavat. Let them ehk lase neil. Lase inimestel teha seda, mida nad tahavad teha. Lase neil arvata, mida nad arvavad. Lase neil mitte kirjutada, mitte tulla, mitte vastata, mitte olla nii, nagu sina loodad. Let them ehk lase neil. Miks? Sest mida rohkem me püüame teisi kontrollida, mõjutada või ümber veenda, seda rohkem me kaotame ühendust iseendaga. Me kaotame rahu. Meie ärevust tõuseb. Me hakkame elama reaktsioonis, mitte ühenduses. Ja siis ei tee me teadlikke otsuseid. Let them tähendab usaldust, et inimesed näitavad ise oma olemust läbi oma käitumise. Ja see annab sulle vabaduse valida, milliseid suhteid sina nendega soovid. Aga siinkohal tahan sind ka hoiatada. Ainult let them mõtteviis võib libiseda üleolekusse. Sõnumisse ma ei vaja kedagi või las nad siis olla seal oma maailmas. Ja sellepärast ongi selle teooria teine osa veelgi olulisem. Let me ehk luba mul. Luba endal vaadata enese sisse. Miks see, mis teine tegi või ütles, mind häiris? Mida ma tunnen? Kuidas ma olen sellesse olukorda panustanud? Mida ma tegelikult vajan? Let me tähendab, et ma võtan vastutuse enda panuse ja sõnade eest. Et ma ei jaluta lihtsalt minema ja ei sulge oma südant, vaid luban endal ka kasvada, küsida, õppida, öelda. Let me ei ole ainult iseendale ruumi andmine. See on ka julgus peeglisse vaadata. Näiteks kui keegi mind ignoreerib, võin ma öelda let them. Lase neil. Aga kui ma sel samal hetkel küsin ka endalt let me ehk lase mul olla aus, miks see mind nii puudutab? Kas ma olen öelnud, et see on mulle oluline? Kuidas ma ise saaksin seda ühendust soodustada või paremaks muuta? Siis ei lükka ma vastutust lihtsalt teise peale, vaid astun ise enda poole ja teen vajalikud korrektuurid, ka iseenda käitumises. Lase neil, lase endal, need kaks kuuluvad kokku. Üks laseb vabaks, teine kutsub koju. Ja võib-olla ongi see tänase hommiku kingitus, et sa ei pea olema kõigi eest vastutav, aga sa saad olla iseenda eest vastutav. Ja see ongi vabadus. Küsi täna endalt, keda ma olen püüdnud muuta. Kas ma suudaksin öelda lase neil? Ja kuidas peaksin teise inimese käitumisele reageerima? Kas see suhe on minu jaoks nii oluline ja kuidas ma saaksin ise kaasa aidata, et see oleks selline, nagu mina soovin? Aitäh ja peatse kuulmiseni!